Tere, räägime täna natukene brigaadikaustast ehk oma meeskonna haldamisest minu oma mobiiliäpist Terake Worker. Ma olen töölaual, mul on siin brigaadikaust näha, see ilmub ainult nendele, kellel siis see õigus on. Ja kui ma siia nüüd sisse vaatan, siis ma näen ka neid töötajad, kes juba kas siis töötavad, kas on iseseisvalt või on juba varem minu poolt tööle pandud. Ja kuidas ma siin siis käituda saan? Nimelt, kui ma valin mõne töötaja, keda ma tahan tööle lisada, siis mul on võimalik siia play nupu peale vajutada, avatakse lisainfo, et milliste valikutega see töötaja töötab. Ehk näiteks sellel samal esilehel, kui ma olin töölaual, olid mul tehtud erinevates töökaustas, masinakaustas ja objektikaustas valikud, aga ma välja saan lülitada näiteks ainult peale töö nimega seotud asju. Ehk kui Mikk, keda ma tahtsin praegu tööle panna, ei tee muud kui laadimine, ehk see ainult seal, saan salvestada ja Mikk hakkab tööle. Kuidas ma töid lõpetada saan? Klikin selle kella peale, ehk siis ta küsib, kas lõpetada töö. Ehk niimoodi. Nüüd kõik, mis on aktiivsed valikud, neid ma saan siis siit nupust eest linnukesest ära või siis teha nad aktiivseks ehk toimetada ka mitme töötajaga, näiteks nüüd Richard ja Aldo korraga tööle panna, siis vajutan alt nuppu ja ütlen, et nemad töötavad ka sellele objektile selle masinaga ja saab niimoodi nemad tööle panna. Kui ma tahan kõiki korraga valida, siis all on võimalik valida kõik või tühistada kõik. Ja samamoodi alt valides kõik lõpetada ka kõik korraga selle viimase alt oleva lõpeta nupuga ja siis tühistada need valikud. Ehk siis tehes valik, alustades ühekaupa lõpetada, vajutades kella peale või siis nende alumiste nuppudega kõik toimingud aktiivselt. Ja kui mõni on näha, et nüüd järgmise käsklusega läheb aktiivseks, siis ta on rohelist värvi ja tal on see linnuke ees. See siis eemaldada. Aga see on siis brigaadikaust, kus siis hiljem kuvatakse ka, kes selle töö alustas. Aitäh!